Hei, imeline kaasaegne naine, kes sa seda podcasti kuuled. Tänane episood on eelkõige inspireeritud sellest, et on märtsi algus ja aknast välja vaadates, et mis meil ilm teeb. et ma leidsin ennast kuidagi mõtlemas, et veebruar kadus kuidagi ära, et kuhu jäi see Eesti kõige külmem ja talvisem kuu ja nüüd meil on märts ja me koolivaheajal käisime just reisil ja kuidagi hakkasin mõtlema, et mis ma siis lastele nüüd selga panen, et päris soojade talveriietega on juba ju palav, aga samas mingi õhukese kevadjakiga on veel liiga vara, et mis see vahepealne riietus peaks olema. Ja üldse, et talvest täiesti üks asi on, et kuuvahetus, aga tegelikult ongi talvest saanud justkui kevad. Et ametlikult kalendri järgi kevad ei ole veel alanud, kuid märts on ju kevadkuu siiski. Ja kui ma vaatasin, mis ilmateade lubab märtsikuuks, siis selline +4 kuni +5 kraadi ta lubabki terveks märtsiks. Vahepeal vaatasin, et läheb ka nagu -1, -2, aga üsna sellist ilma, nagu praegu õues on, lubatakse terveks märtsikuuks. Ja vahel on see, et oma elus vaatame ka aknast välja või hommikul teeme silmad lahti. Et see otsus, milline saab olema minu tänane päev, milline saab olema minu kogu ülejäänud elu. Seda mõjutab see igapäevane otsustamine. Ja kui mõelda selle kohta, et täpselt nagu talv, mis on oma külmas vaikuses, valmistab kevade tulekuks, et tegelikult ju lumi sulab, maapind läheb järjest pehmemaks, porisemaks. Nii on ka meie elus aeg, kus tundub, et alguses justkui kõik on kõva ja külm ja jäätunud. Me tunneme, et me absoluutselt ei liigu edasi, et meie elu on kuidagi ummikus. Kuid see tunne ja see hetk ongi hetk, mis eelneb muutusele. Sest iga talv teeb ruumi kevadele ja iga uus algus toob endaga kaasa uue elu ja uued võimalused. Kuid see kõik siiski algab otsusest. Meil kõigil on valik. Kas jääda oma vanadesse mustritesse kinni või astuda see järgmine samm? Täna on see päev, mil mina astun välja oma vana naha seest. Sealt, kus ma olen kannatanud ebaõnnestumisi ja langenud võib-olla ka sellise keskpärasuse kütkesse. Aga täna on see päev, kus jätta kõik see maha selja taha ja alustada uut elu. Ja tegelikult need sõnad, mida ka sina igal hommikul saad endale öelda, on see, et täna algab minu uus elu. Igal hommikul sa saad seda endale öelda, sest see on sinu valik. Ei midagi enamat. Kes natukene teavad, siis septembrist alustasin ma jõusaali treeningutega ja oktoobrist alustasin 2 korda nädalas ja siis oktoobrist siis olen teinud jõusaali treeninguid 3 korda nädalas. Ja selle aasta alguses mul kuidagi esiteks oli mingid asjad, milleks me saame ette valmistuda, aga vahel me kuidagi oleme iseenda edu pudelikaelad, et tegelikult, kui sa tead ette, et mingid asjad on nagu off schedule või rutiinist väljas või kuidagi mingitel hetkedel on raskem
järgi pidada, siis selleks kõigeks on võimalik ette valmistuda. Aga ma olen ka inimene, ma teen ka vigu, ma ka eksin. Ja üks asi, mis mul oligi, oli jõusaalitreeningud. Et jaanuaris ma kuidagi suutsin hakata ilusasti käima, aga siis ma sain mingi tohutult vastiku köha, mis põhimõtteliselt öösiti mul magada ei lasknud. Päeval, kui ma oma klientidega tööd tegin, siis põhimõtteliselt mul oli kogu aeg veeklaas juures ja ma köhisin. Ja siis ma proovisin ka vahepeal, et ma siis teen trenni, siis mulle tundus, et absoluutselt see ei aita kaasa sellele, et mu köha kuhugi ära kaoks. Ja siis ma tegin selliseid lünklikke pause. Ja nüüd veebruari lõpus oli mul 2 nädalat, kus mul oli 1 6-päevane treening, koolitus, coachi väljaõpe, mis minu jaoks toimus öösiti kella 11 kella 9 hommikul, kus ma pidin Zoomi kõnes olema oma näo ja pildiga kohal, sest seal olid kõik need praktilised ülesanded, mida me teistega siis pidime läbi tegema. Ja selleks, et sertifikaati saada, siis sa pead olema kogu aeg kõik see kohal olema. Siis kõik see muutis mu päevarütmi, et ma lihtsalt tundsin, et ma olen füüsiliselt nii väsinud, et ma jätan trennid vahele. Ja sellele järgnes kohe nädal aega perereisi Tuneesias, kus ja kõik see on toonud mind punkti, kus mul oli nagu esmaspäeval ma vaatasin endale peeglis otsa ja ütlesin, et nii, täna on trennipäev. Ja ma lihtsalt ei suutnud haarata oma jõusaali trenni riiete kotti ja minna jõusaali trenni. Täna kõik algab otsusest. Täna algab minu uus elu. Et see, mis toimus eile või üleeile või nädal tagasi, ei defineeri seda, milliseks kujuneb minu tänane päev, minu homne päev. Täna algab minu uus elu. Ja ma teadvustasin endale seda, et ma olen stuck, ma olen off schedule. Ja tõesti, ma võin ennast nagu piitsutada, et mine ja tee, aga siis mul tuli meelde, et mul tegelikult oli treeneriga räägitud, et me pidimegi aasta alguses uuesti kokku saama, et mu treeningkava üle vaadata ja ma tundsin, et mul on üksi raske. Ja ma kirjutasin talle täna, et hei, et ma olen seda kokkusaamist veits edasi lükanud, sest olid mingi haigus ja sellised üritused, mis võib olla ka nagu mingi vabandus, et ma mingeid asju ei teinud. Aga ma vaatan sellele otsa, ma saan aru, et see on minu elu, mina vastutan sellest, minu otsus on see. Ja ütlesin, et ma vajan abi, et saame kokku, vaatame mu treeningkava üle ja siis vaatame üle selle, et kuidas ma nagu saan ree peale tagasi. Et ma lasen oma egol minna ja küsin abi, sest vahel on see, et kõik algab otsustamisest ja teine asi on see, et ebaõnnestumised ei määra meid. Et need on lihtsalt õppetunnid, mis õpetavad meid olema tugevamad ja targemad. Kui ma oleksin igal sammul oma mineviku vigade külge kinni jäänud, siis ei oleks ma kunagi jõudnud sinna, kus ma täna olen. Ja sina ka, et kui sa jääd oma mineviku valusate hetkedega külge kinni, siis sa ei saa kunagi kogeda neid uusi võimalusi, mis on täis elu ja õnne. Ma ise olen nagu kohutavalt palju erinevaid selliseid hetki läbi elanud, kus ma tundsin, et ma justkui olen kõik kaotanud, kuid tänaseks olen aru saanud, et need on just need hetked, mis on mind loonud. Ja neis ebaõnnestumistes peitub alati õppetund, mis mind edasi viis. Võib-olla üks eesmärk on ka see, et üks oli see, et köha ja jõusaali trennid ja rütm. Teine asi oli see, et ma olin nii fantastiliselt järjepidevalt kõndinud 12 000 sammu päevas, õues, iga jumala päev. Ja just nende 2 viimase veebruari nädalaga ka see rütm
täiesti kadus ära. Ja ma võiksin jääda sellesse kinni, aga ei. Vahel on just need põhjused, miks me tunneme, et me ei taha enam midagi teha. See väsimus, ajakulu, mingisugune hääleke hakkab meil siin õla peal rääkima. Ainika, kas sa ikka peaksid tegema? Kas sa peaksid ikka minema? On just need põhjused, miks me peame mingeid asju tegema. Et kui üks uks suletakse, avaneb teine. See on Alexander Graham Belli tsitaat. Ja kui üks uks suletakse, avaneb teine. Et need sõnad kõlavad justkui meeldetuletusena, et igas raskuses on tegelikult uus võimalus. Ja minevik ei ole midagi, mis meid määrab, kui me ei lase sellel ennast takistada. Et minu vastus on lihtsalt see, et ei, võta ainult kokku, Ainika, mine kõndima. Ja teiseks oli see koht, kus ma olin nagu nii vendunud, et kõik need 12 000 sammu peavad toimuma väljas. Aga mul on siis abikaasa, kes võiks ka nagu rohkem liikuda. Ja tema ütles, et tema ei taha õues jalutada, sest tal hakkab jube igav, kui ta peab nagu iga jumala päev kõndima täpselt samu tänavaid ja täpselt samu kohti. Ja ükskõik, kuidas ma olen püüdnud talle veenda ja rääkida, et jalutamine on nagu tore ja mõnus. Ja sa saad nagu et sa saad oma teekondi ju igatpidi määrata, siis tal on niimoodi, et ei. Ja siis kiire vestlusega põhjal eile õhtul oli see, et aga okei, ma siis tellin selle kõnnilindi, et sellise hästi kompaktse kokku pandava, mis ei võta palju ruumi, et ma lõpuks tellin selle kõnnilindi, et see on mujal maailmas on hästi populaarne. Inimesed, kes hästi palju kodukontoris arvutidega töötavad, et neil on selle laud on üles tõstetav ja selle asemel, et nad istuvad laua taga, siis nad kõnnivad, on koosolekute ajal kõnnivad, teevad oma samme, on selles mõttes liikuvad. Ja siis ma mõtlesin, et okei, ma olen selle uue koha pealt valmis nagu natukene järeleandmisi tegema. Et isegi kui mu eesmärk on 12 000 sammu, et okei, 6 000 sammu siis seal kõnnilindi peal, aga 6 000 sammu ma pean ikka õues tegema. Ja see, et hästi palju mis veel veebruaris muutus, oli ka see, et mu lasteaed kolis. Et see tähendab, et ma iga hommik ja iga õhtu ma teadsin, et mul on juba 2,000–4,000 sammu nagu kindlasti tulemas, sest et ma lähen lastele lasteaeda järgi, viin neid lasteaeda, tulen sealt tagasi koju, teen suurema ringi. Ma nüüd täna sõidan kõik see aeg autoga, et mu päev on umbes, ma ei tea, 1–1,5 kindlasti autosõitu lisandunud. Ja see on see koht, kus ma ei jää kinni sellesse, et mul on oma eesmärke kuidagi keerulisem ja raskem saavutada, vaid et kui see üks uks sulgus, et natukene jäi seda liikumist vähemaks, no siis avame teise. Ja vahel on see, et ei ole kedagi teist, kes meile neid võimalusi loob, kui see, et me ise otsustame, et täna algab minu uus elu. Ja kui see uus elu tähendab seda, et ma kõnnin rohkem kõnnilindi peal kui õues looduses, siis ma proovin. Nii et nii on. Või siis, kui ma nüüd natukene ajas tagasi lähen, mingil hetkel ma tundsin tohutult nördivust sellest, et ma ei lõpetanud oma magistriõpinguid nominaalajaga. Mul on siis tehnikateaduste magistrikraad Eesti Maaülikoolist, Tehnika Instituudist ja bakalaureuseõpingud olid 3 aastaga ja mul oli täiesti eesmärk, et ma tahaks, et magistriõpingud oleksid ka 2 aastaga nominaalajaga. Kuid seda ei juhtunud. Ja ma nagu mõtlesin, et ma olen selline läbikukkuja, ebaõnnestuja, et kuidas ma ei saanud tähtajaks neid asju tehtud. Ja siis ma olen nagu mõelnud, et aga sellel on kõik oma põhjus. Et ma tegin teistsuguseid valikuid ja otsuseid. Et olles magistriõpingutel ma käisin Hispaanias, olin terve semestri vahetusüliõpilane. Ma olin 2 kuud suvel
Georgetowni ülikoolis, suvekoolis. Et jah, ma ei suutnud tol ajal nagu täisfookusega keskenduda oma õpingutele. Kuid see andis mulle võimaluse, et kuna üks aasta läks see üle, siis see koormus oli madalam, et ma terve aasta sain ka olla nii-öelda päris tööl. Et ei olnud lihtsalt need kooli kõrvalt kogemused, ma olingi terve aasta Tartu Teaduspargis IKT projektijuht, ühel IKT projektil ja sain sellega nagu elukogemuse. Ja kui me räägime, et üks uks suletakse ja avaneb teine, siis tänu sellele, et ma Tartu Teaduspargis töötasin, sain ma ka oma lõputöö teema ja lõputöö uuringud ja kogu selle info sealt Tartu Teaduspargist. Ja lõpuks see, et üks aasta läks üle nominaalaja, tegelikult avas nii palju teisi uksi. Et kas või oma lõputööd kaitstes ka see enesekindlus või silmaring või küsimustele vastamise oskus oli ju hoopis teine, kui see oleks olnud aasta varem. Sest olles olnud tööl Tartu Teaduspargis, pidin ma hästi palju ürituste sissejuhatusi tegema või ise natukene koolitusi tegema, sest ma olin ka JCI noortekojas ja kõik see lisaaasta tegelikult andis tohutult palju praktilisi elukogemusi juurde. Et me vahel kipume nägema neid meie ebaõnnestumisi kui lõpp-punkti. Me oleme saanud haiget ja usume, et elu ei anna meile rohkem võimalusi. Aga kui me vaatame oma elu suuremat pilti, siis on iga ebaõnnestumine lihtsalt samm, mille kaudu me õpime ja kasvame. Kas oled kunagi mõelnud sellele, et iga ebaõnnestumine võib olla sinu suurim õpetaja hoopis? Ja tulles tagasi selle looduse metafoori juurde, et täpselt nagu looduses, kus iga külm talv valmistab maapinda kevadele, nii valmistavad ka ebaõnnestumised meid sellele, et me saame elus kasvada ja oma tõelise potentsiaali avada. Mõtle hetkeks sellele, mis oleks, kui me ei looks enam takistusi oma mineviku tõttu iseendale. Mis siis, kui me anname endale loa olla vabad, teha oma valikuid ja liikuda edasi? Mul on olnud hetki, kus ma tundsin, et kõik on kadunud. Aga ma tegin teadliku valiku, et mitte jääda oma kaotusesse kinni. Ma ütlesin endale, et ma ei ole oma ebaõnnestumiste summa. Ja sina ka ei ole. Ja kui sa tahad, mul on üks hästi varasem episood sellest, et kelle luba sa ootad? Kelle luba sa ootad, et elada sellist elu, olla selline versioon iseendast, nagu sina päriselt sügaval sisemas tead, et sa tahad? Kelle luba sa ootad? Võta endale postit või paberilipik ja kirjuta sinna. Nii, kui sa oled Mari lubatud, Jaanika lubatud, Triinu lubatud, Annika lubatud. Mine, ma annan sulle loa, mine ja hakka pihta. Et ebaõnnestumine ei ole kõige lõpp, vaid võimalus alustada uuesti kui targemalt. Seda on öelnud siis Henry Ford. Ebaõnnestumine ei ole kõige lõpp, vaid võimalus alustada uuesti kui targemalt. Kui sa suudad vaadata oma minevikule mõningase distantsiga ja küsida endalt, mis õpetus siin on, siis täiega sa võid avastada, et iga ebaõnnestumine on tegelikult täis väärtust. Ja see, mida me õpime oma eksimustest, viib meid sammu võrra lähemale meie eesmärkide täitumisele. Nii et küsimus ei ole mitte selles,
kas elu saab meilt midagi ära võtta. Küsimus on selles, kas me suudame astuda sammu edasi ja öelda, täna algab minu uus elu. Ja see algust tuleb alati siis, kui me lubame endal lahti lasta mineviku valudest ja hirmudest. Ja kui me räägimegi harjumustest, siis siin on üks väga oluline teadmine. Harjumused on need, mis määravad, kas me liigume edasi või jääme paigale. Iga päev, millal me teeme teadlikke valikuid ja muudame oma harjumusi, need on päevad, mil me liigume sammukese võrra lähemale oma täie potentsiaali avamisele. Harjumused on väga-väga võimas asi. Et on kirjutatud ju raamat Aatomharjumused. Ja see on ülipopulaarne praegu. Kuid mul muidugi tundub raamatute koha pealt, et igal ajastul mingisugune autor suudab leida täpselt selle õige võtme, mis kõnetab parasjagu selle ajastu inimesi. Et praegu mulle tegelikult tundub, ma nüüd ei leia oma raamatu riiulist seda üles. Ma ei näe, kes on autor, mul ei tule kohe praegu meelde. Aga just see aatomharjumused on praegu see, mis on hästi-hästi popp. Aga kui minna tagasi 10-20 aastat, siis on ju see Stephen Covey, et 7 väga efektiivse inimese 7 harjumust. Mul on see raamat inglise keeles, ma lihtsalt panin siia vaba tõlke, et eesti keeles teeme võib-olla teistmoodi tõlketanud, aga väga efektiivse inimese 7 harjumust, mis taaskord 20 aastat tagasi, või isegi kui vana see raamat on. Okei, 1989 on see esmakordselt välja antud. Et veel vanem, et mulle tundub, et igal ajastul on mingisugune autor, kes kuidagi selle harjumuste teema suudab sellisesse võtmesse panna, et see kõiki inimesi kõnetab, aga täiega. Et kui me räägime harjumustest, siis harjumused loovad meie elu. Ja head harjumused toovad meelerahu ja edu. Ja halvad harjumused on need, mis viivad meid ummikusse. Ja kui sa mõtled oma harjumuste peale, siis mis harjumused on need, mis täna sind tagasi hoiavad? Mida sa saaksid muuta? Et harjumustega ei ole nii, et sa kohe hakkad ühte harjumust muutma, vaid seal on hästi palju mingisuguseid väikeseid trikke ja nippe, kuidas harjumustega teha, et ja vahel tuleb olla ka ettevaatlik, et sa et sa justkui hakkad ühte harjumust muutma, et sa ei asenda seda mingi teistsuguse negatiivse või halva harjumusega. Et Eleanor Roosevelt on öelnud, et tulevik kuulub neile, kes usuvad oma unistuste ilu. Ja kui me räägime harjumustest ja unistustest, siis kui me ei usu oma unistustesse ja ei julge neid järgida, siis kuidas me saame eeldada, et elu meile need täidab? Et kõik algab usust, et kõik algab sinu usust iseendasse ja oma potentsiaali. Ja see tähendab ka sellest, et see uskumusse, et ma suudan oma harjumusi muuta. Täna algab minu uus elu. Täna on see päev, mil meie minevik jääb minevikku ja me astume sammu edasi, et jõuda oma unistustesse. Et see ei ole lihtsalt mõtteviis. See on eluviis. Et üks lihtne valik, üks väike samm ja uued harjumused, mis viivad meid oma eesmärkide poole. Ja mis siis, kui ma ütlen sulle, et sul on juba kõik, mis sul vaja on? Vaata peeglisse, sul on kõik, mis sul juba vaja on. Et sa tead, mida teha, aga puudub võib-olla see väikene lisatugi, mis viiks sind järgmisele tasemele. Ja see on koht, kus mina olen ma olen high achieving indiviid, aga ja mul tohutult palju peas keerleb igasugu mõtteid, mida kõike võiks teha ja saavutada.
ja ikkagi ma olen iseenda kõige suurem pudelikael. Ja see on see koht, kus tegelikult coaching tuleb mängu. Ja sest just need väikesed sammud, mis viivad sind nagu edasi, just kas või need coachingu sessioonid, kellegagi mingi vestlus, kellelegi mingi lubaduse andmine, mingit see väga konkreetne accountability, et need võivad olla just need, mis täna sinu elus on nagu puudu. Miks sa ei liigu edasi? ja ka ma nüüd coachingu kõnedega alustasin eelmise aasta lõpust ja mul on olnud väga palju naisi, kes on tulnud, et nad on valmis, kuid vajavad kedagi, kes aitaks neil oma harjumusi õigesti üles ehitada. Ja kedagi, kes annaks neile sellist vastutust ja jälgiks nende protsessi ja progressi, et nad ei langeks tagasi oma vanadesse mustritesse. Olgu see siis kaalulangetusteekond, suhe iseenda ja oma kaasaga või lihtsalt ka tööalaselt väljakutsetele vastuvõtmine ja nende suunas liikumine. Muutus ei toimu siis, kui sa seda lihtsalt tahad, vaid siis, kui sa teed sellele ruumi. Täna on see päev, mil sa saad teha teadliku valiku, et astuda oma elu juhi positsiooni, panna selga see tegevjuhi kleit või tegevjuhi püksid. See on täpselt nagu kapten, kes ei lase oma laeva juhuslikult mingi lainele või lasta tal seal, vaatame, et jõuame Tallinnast Helsingisse, vaatame, et mis suunas see läheb, et kuidas me kuidagi kohale ikka jõuame, vaid ta suunab selle oma laeva täpselt sinna, kuhu soovib. Nii saad ka sina suunata oma elu täpselt sinna, kuhu sina tahad. Ma ei väsi seda kordamast. Nii et võta oma elul käest, ära lase sellel lihtsalt mööda minna. Täna, just täna on uus elu algus. Kas sina oled valmis sellega alustama? Konfutsius on öelnud, et meie suurim au ei seisne mitte kunagi kukkumises, vaid igal korral tõusmises. Et täna sa saad astuda välja oma vana naha seest ja luua selle elu, mida oled alati soovinud. Sa oled rohkem kui piisav, et luua see uus elu. Selline elu, nagu sina tahad. Alusta täna ja usalda, et iga samm viib sind edasi. Muutus ei ole see, mida sa ootad. See on see, mida sa loomulikult elus tegema hakkad. Seega, kelle luba sa ootad? Täna algab sinu uus elu. Mis on see samm, mida sa nüüd astuma pead? Mine ja tee see ära. Aitäh kuulamast! Tšau!